Tervist, siin on Mõtlemaatika ning täna kavatseme lahendada läbi 2023. aasta matemaatika riigieksami. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida teile on õpetatud. Aga vastused peaksid meil tulema samad, sest need on kontrollitud Harno-lehe poolt. Ülesanne 1. SARS-CoV-2 antigeeni kiirtest näitab nakatumise korral positiivset tulemust tõenäosusega 0,98. Nakatunud inimene teeb 2 kiirtesti. Arvutage tõenäosus, et punkt 1 mõlemad kiirtestid näitavad positiivset tulemust. Sündmus A oleks, et 2 kiirtesti näitavad positiivset tulemust, see tähendab, et esimene test näitab positiivset tulemust ja teine test näitab ka positiivset tulemust, ehk 0,98 korrutada iseendaga. Vastuseks saame ligikaudu 0,9604. Punkt 2. Ainult üks kiirtestidest näitab positiivset tulemust. See tähendab, et esimene test näitab positiivset tulemust ja teine test ei näita positiivset tulemust või vastupidi. Tõenäosus, et test ei näita positiivset tulemust on 1 miinus 0,98. Vastuseks saame 0,2. Et leida vastus sündmusele B, liidame mõlemad korrutised kokku ning saame vastuseks 0,0392. Sellega lõppes esimene ülesanne. Ülesanne 2. Joonisel on funktsiooni fx võrdub -2 sinus x graafik lõigul -180 kraadi kuni 360 kraadi. Esimene punkt. Leidke funktsiooni fx positiivsuspiirkond, kui x on -180 kraadist 360 kraadini. Selle ülesande saame täieniste joonise abil teha. Positiivsuspiirkond on kõik, mis jääb x-ist ülesse. Ehk siis vastus on -180 kraadist 0 kraadini ning 180 kraadist 360 kraadini. Teine punkt. Täiendage joonist sirgega y võrdub -1. Selline sirge tekib sinna. Kolmas punkt. Lahendage võrrand -2 sinus x võrdub -1, kui x on -180 kraadist 360 kraadini. Seda saame samuti vaadata jooniselt. Me peame leidma siinuse graafiku lõikekohad x teljaga. Siis saab lugeda, et üks ruut on 30 kraadi, ehk siis x-id olekski 30 ja 150 kraadi. Sellega lõppes teine ülesanne. Ülesanne 3. Turul maksis kilogramm kartuleid 0,60 eurot, mis oli 25% odavam kui kaupluses. Jüri ostis turult 20 kilogrammi kartuleid ja talle tehti 10% soodustust. Mitu kilogrammi kartuleid oleks Jüri saanud sama raha eest osta kauplusest? Jüri maksis turult ostetud kartulite eest 0,6 eurot, ostis 20 kilo ning 10% soodustust ehk 0,9 korrutame ning vastuseks saame 10,8 eurot. Kaupluses maksis 1 kilo kartuleid 0,60 eurot, jagatud 0,70%-ga, sest maha võetud oli 25% ja vastuseks saame 0,8 eurot. Kauplusest oleks ta sama raha eest saanud 10,8 eurot jagatud 0,8 euroga ning saame vastuseks 13,5 kilogrammi. Sellega lõppes kolmas ülesanne. Ülesanne 4. Tuleb lahendada üks eksponent ja üks logaritmvõrrand. Alustame esimesest võrrandist. Peame saama mõlemad pooled alused võrdseks. 3 astme 0 on sama, mis 1. Edasi saame astmendajad ette võtta. Viime ühe teisele poole ning jagame 3-ga tervet rida. Saame, et x võrdub 1/3. Logaritmvõrrand nüüd. Kui sul on samad loogid ning nende vahel on miinusmärk, saab tuua logaritmitavad ühe loogi alla ning panna need jagamistehtesse. Järgmiseks saame logaritmi välja võtta, teades selle definitsiooni, on 10 astmel 1 10. Siit saame, et x on 0,4. Sellega lõppes neljas ülesanne. Ülesanne 5. On antud avaldised A ja B. Esimene punkt. Lihtsustage avaldised A miinus B ja A pluss B. Avaldise A saame välja kirjutada kui x miinus 9 ning avaldise B saame välja kirjutada kui 9 miinus 6 ruutur x pluss x. Mõlemad olid ruuduvalemid. Esimesena teeme lahutustehte. Vastuseks saame 6 ruutur x miinus 18. Nüüd teeme liitmistehte. Vastuseks saame 2x miinus 6 ruutur x. Punkt 2. Lihtsustage avaldise A miinus B jagatud A pluss B ning arvutage selle väärtus. Kui x võrdub 1/13 astmel miinus 1 pluss logaritm 2/8. Paneme arvud murujoonele, lugejas saame sulgude ette tuua 6 ning nimetajas saaksime 2 ruutur x-i.
Maha saame tõmmata ruutjuur x miinus 3 sulut ning samuti 6 ja 2 ning alles jääb 3 jagatud ruutjuur x-iga. Leiame nüüd x-i väärtuse. Kuna see murd on astmel -1, tuleb see ringi pöörata ning saame 13 ja log 2, 8 on 3. Need kokku liites saame vastuseks 16. Paneme selle arvu nüüd x asemel ning saame vastuseks 3/4 ehk 0,75. Sellega lõppes 5. ülesanne. Ülesanne 6. Leidke funktsiooni fx tuletis, kahanemisvahemik, miinimumpunkti koordinaadid ning graafiku puutuja tõus. Alustame tuletisest. Nüüd, kui on tuletis leitud, saame leida x-kohad, et leida kahanemisvahemik. Selleks paneme ruutvõrrandi võrduma nulliga ning võtame kasutusele selle lahendamisvalemi. X-i väärtuseks saame -4 ning 2. Joone tõmbamist alustame ülevalt, sest kõige suurem astendajaga x on positiivne. Me otsime kahanemisvahemikku, ehk siis vastuseks jääb -4-st 2-ni. Leiame järgmiseks miinimumpunkti koordinaadid. Eelneva joonise põhjal saame võtta x min x2. Paneme 2 nüüd algfunktsiooni ning saame vastuseks -20. Miinimumpunkti koordinaatideks jääb 2 ning -20. Ning 4. punkt, graafiku puutuja tõus kohal x0 võrdub 2-ga. Kuna 2 on ekstreemumkoht, siis puutuja tõus sellel kohal on 0, sest nagu graafikust näha on just joone peal see punkt. Sellega lõppes 6. ülesanne. Ülesanne 7. Võrdhaardse trapetsi lühem alus on 4 cm. Haar on 8 cm ja trapetsi nürinurk on 130 kraadi. Punkt 1. Tehke tekstile vastav joonis ja kandke andmed joonisele. Joonis peaks nägema välja selline. Teine punkt. Arvutage trapetsi diagonaali pikkus ning diagonaali ja aluse vahelise nurga suurus. Diagonaali leidmiseks saame kasutada sellist valemit, sest meil on antud 2 kaatetit ning nende vaheline nurk. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks umbes 11 cm. Et leida diagonaali ja vahelise nurga suurus, saame kasutada siinusteoreemi, sest meil on olemas diagonaalile vastav vastandnurk. Eraldame siit valemist siinus alfa ning saame vastuseks 0,5571. Võttes -1 siinus, saame, et selle nurga suuruseks on 33,9 kraadi. 3. punkt. Arvutage trapetsi pindala. Leiame algselt beta nurga, lahutades 180-st 130 võetud 50 kraadiga. Edasi leiame CE külje, kasutades siinuse valemit. Eraldades CE külje, saame vastuseks 6,1 cm ligikaudu. Leiame ka BE külje ning saame vastuseks 5,1 cm ligikaudu. Meil on olemas nüüdseks kõrgus ja on ainult vaja veel aluse pikkust. Liidame ülemise aluse ehk 4 ning 2 5,1 pikkust ning saame vastuseks 14,2 cm. Pannes pindala valemisse arvud, saame vastuseks 56 cm ruudus. Sellega lõppes 7. ülesanne. Kui teile meeldis see video ja oli abi, siis kindlasti likeige ning kui teid huvitavad sellised videod, siis kindlasti vaadake üle mu kanal. Mul on iga aasta jaoks tehtud 1 kitsa ja 1 laia riigieksami lahendusvideo. Kuniks järgmise videoni, näeme siis!